Järgnev lugu jutustab Haapsalu nostalgiapäevadest. Võtan Tallinn-Haapsalu-Tallinn reisi ette kahekäigulise mopeediga. Arvatakse, et Delta mootor ei pea niisugust reisi vastu. Vaatame. Täna on reede, 7. september ja ma alustan oma reisi Haapsallu. Haapsalus algavad nostalgiapäevad. Kaasas on ka mõned varuasjad igaks juhuks, kui on vaja midagi seadistada. Mootor on värske ja pole korralikku sissesõitu veel saanud. Varuks on veel kütust ja õli. Paak on ääreni täis. Teine kiiver tuleb kaasa. Kell on 6 läbi 15 minutit ja paras aeg liikuma hakata. Jõudsin Keilasse. Kell on 7 läbi 10 minutit. Teen väikse hommikusöögi. Siis, mis meil siin karbis kõik on ilusti valmis pandud. Aga see ei ole veel kõik. Üks korralik suitsuvorst on ka klassikaline. See on õige. Sain söödud ja nüüd on aeg edasi liikuda. Jõudsin Padisele. Kell on 8.20. Kaamera ja mikrofon on märjad udust. Nii, ma olen nüüd poodi, võtan endale väikse vee. Kurat, võtaks kinni ja assa pagan. Siis jääb vesi võtmata. Täitsa lõpp küll. Ei saa poodi kah enam tead. Õudne lugu, aga siis pole midagi, tuleb natuke puhata ja siis saab varsti jälle sõitu jätkata. Nostalgia disko laupäeval ja homme. Kindlasti peab minema. Kell on 8:30, aga kell 9 avatakse. Vaatame, kas mul nüüd õnnestub poodi saada. Siin tädi juba piilus ukse vahelt ennem. Oho, isegi õnnestub. Tere! Kas tohib tulla juba? See on teie veel, kell 9. Aha. Mida vaja läheb? Vett oleks vaja. No võta ruttu ära. No, hea küll, olgu. Võtame selle väikse vee ära, aga siis... Ukseni on meil kell pool tundi aega. Aha, võtan kähku selle vee ära ja siis on asi korras. Vana Toomas. See on see lemmikjäätis mul. Aga see on päris haruldane, seda on nii vähe saada. Just see sort. Võtame selle ka.
öelda nii, et pool maad veel, natuke rohkem. Kontrollin, palju kütust on läinud. Ei olegi. Päris vähe võtab, tundub. Kell on 8:45 ja sõidan siis vaikselt edasi. Väikse pausi ja naudin loodust. Kell on 10. Nii hea vaikne tee on. Võtan väikse söögipausi. Kõige tähtsam asi on ka kaasas. Kui on vaja välispidiselt määrida, igaks juhuks. Ja plaastrid ka. Kell on 11:20 ja olen jõudnud Linnamäele. Kell on 12, ära tegin, aga nüüd vaatan kõik õlid ja asjad üle ja valmistun homseks paraadiks.
tuleb üle vaadata mõningad asjad. Trossid tuleb ära määrida. Õli peab ilusti kõri sisse jõudma. Paks õli on kõige parem. Ketil ei tohi lõtku olla. Peab olema täpselt hambumises. Tavaline õli on kõige parem või siis saeketiõli. Kasutan mineraalõlisid. Käigukasti 15V40 ja bensu sisse selline. Puhas. Väike õlikontroll. Õli küll. Pool paaki läinud. Täna on laupäev 8. september ja nüüd kihutame kaaslasega natuke ringi. Ja siis sõidame juba otse paraadi kogunemiskohta. Paraad liigub Lossiplatsile. Lossiplatsil on väga palju põnevat. Seal on laat, müüakse igasugu vanu asju, saab maista nõukogudeaegseid toite ja palju muud huvitavat. Õhtul lähme aga nostalgiadiskole. Siia kogunemiskohta ja siis kell 1 hakkab paraad pihta. Nii et oleme siin valmis. Praegu on aega, kell on 12 läbi. Paraadil juhtus meil selline lugu, et esimesed masinad ja jalgratturid sõitsid nii aeglaselt, et me ei saanud korralikku hoogugi ülesse. Umbes 5 kilomeetrit tunnis. Pidime seisma ja ootama. Kui nad olid kaugemale jõudnud, siis saime uuesti liikuma hakata. Lõpuks me ei viitsinud oodata ja sõitsime terve tee vastassuunas. Tänu sellele saime hea ülevaate ka teistest sõitjatest.
Vaatame, mis siin head müüakse. Need on veel. Tarhun ja barbaris, nagu vanasti. Jah, tarhun on väga hea. Okei. Saan hea pesulõksud. Nii, vaatame, mis me siis saame siit. Võtsime seda uue pesulõksu. Pesulõksuda. Mis mina saan? Mina saan märgi. Palun. Ohoh. Aga siis vali ise. Valime siit. Ohoh, õppisin ujuma. No vaata, see on õige märk. Marssi, jaa. Tahtsin ka veel juua, siis saab meil gaasiga ja ei seda rääksin kaasa. Ma selle valuutale siis võtan välja. Rahu ei siis kuskil enam leidu, miski mu mõtteid ei köitu, ärme vaid ihkasin ta. Täna on pühapäev, 9. september ja ma hakkan vaikselt Tallinna poole tagasi liikuma. Aga enne minekut segan kütuse valmis ja panen asjad kokku. Every day
olen mingisuguse tundmatu bussipeatuse juures. Jaa, varjualune on küll. Küsisin just järgi. See on Valge Risti bussipeatus. Siit on kuskil 45 kilomeetrit Keilasse. Ilm on väga hea, loodame, et vihma ei tule. Teen väikse söögipausi. Mu kallis kaaslane pani toidu kaasa. See on hea rahulik tee, aga loodame, et siin liiklus tihedamaks ei lähe. Kell on 8 ja ma jõudsin ilusti Tallinnasse. Delta pidas väga hästi vastu. Ekstreemne moment oli ka ees Rocca al Mare silla juures. Üks lollakas autojuht hakkas silla alguses möödasõitu tegema. Osad üldse ei mõtle peaga. Ta oleks pidanud veidike paremini sõitma. Otse silla piirdest läbi ja siis oleks suurt efektset lendu saanud näha. Kuid paraku ei tulnud juht selle sooritusega toime. Fantastiliste nostalgiapäevade lõpetuseks tahan oma head sõiduriista tänada. Iga pühapäev koodidisko potased, Eskimo jäätis, Roki on rammo, Maranteeki. Vana hea retro, mõnus meeletu feeling. Kui ajamasin viib meid kaugele. See vana hea retro, ära tunnen su siiski. Kõik need laulud siiamaani peas ja nad ei unune enam. Litri on toidan, Viru varieteen, 134 rock hottein, stereo, video, audio, wifi, Rolliskop show.